No Paul Kondast teab laiem üldsus eelkõige kunstnikuna, eks ole, kooliõpetajana, aga no minu jaoks on Paul Kondas, kui ma olin tutvunud tema päevikute ja kõikide materjalidega, et tast on jäänud väga palju materjali maha kirjalikku. Et kui sa seda loed, siis minu jaoks moodustus selline segu Jaan Tatikast ja Ivan Oravast. Et selline eksentriline vanamees, kelle mõttelend oli ääretult kõrge ja vahel siis, nagu ma ütlesin, selline Jaan Tatikalik. Et meie lavastuses mängib seda Paul Kondas siis Ott Sepp, kes on ka piisavalt eksentriline näitleja minu meelest, et ta sobib sinna rolli imehästi. See lavastus räägib siis tegelikult Paul Kondase viimastest eluaastatest ja kuidas siis Paul Kondas siit ilmast lahkus. Aga siin ei ole midagi eluloolist, vaid see on selline natukene muinasjutuline, maagilis-realistlik lugu. Paljud tegelased astuvad maha Kondase maalide pealt ja paljud tegelased on Viljandi linna inimesed, karakterid ja nende siis kokkupuuted Paul Kondasega põhjustavad paraja mäsu, enne kui Kondas siis lõpuks oma rahu leiab. Tegelikult selle näidendi autor Ott Kilusk oli esimene mees üldse aastal 1995, kui mina Viljandi kultuurikolledžisse tulin, kes rääkis mulle Paul Kondasest ja tema maalist Näärivana kalastab. Ja noh, siis see suikus kuidagi see ja siis ühel päeval, kui ma istusin Jänedal suvelavastuse proovides ühes motellitoas, siis järsku turgataski see pähe ja ma helistasin Kiluskile ja Kilusk ütles, et see on hea mõte, teeme selle asja ära. Kondase maalid on kõik nii lahedad, aga ma arvan, et ju mulle meeldib see Näärivana kalastab kõige rohkem, et see on selline, mis tuleb kohe silme ette, kui sa ütled Kondas. Publikul tasub sellest lavastusest oodata, narr on midagi siin üles kruvida, et tasub oodata seda või tulge kohale, peaks saama ikka nalja ja peaks natukene hingekeeli ka ikkagi puudutama see lugu. Vähemalt minu jaoks ta seda teeb. Seda lavastust hakatakse mängima täiesti uues mängukohas, mis on siis Viljandi muuseumi sisehoov. Ja lavastuse kunstnik Jaanus Laagriküll on loonud sinna siis sellise Viljandi minimaailma, võib öelda, et Viljandi on selline muinasjutuline, peaaegu natukene välja mõeldud linn, kui sa kaugemalt tuled siia, et see maailm saab sinna muuseumihoovi üles pandud. Ja mängime seda siis me alates 19. juunist ja pärast ka augustis veel. Nii et tulge vaatama.